külas on Eesti Vegan Seltsi toitumisnõustaja Liis Salm ning koos nagu sinuga arutame läbi täistaimse toitumise. Et alguses tahaks küsida natuke isiklikke küsimusi, et esimene on, et mis oli sinu ajend või inspiratsioon veganiks hakkamiseks, et miks sa üldse hakkasid? Tere, minu poolt ka. Mul on üsna pikk lugu, aga ma arvan, et ei ole kuidagi eriline, et väga paljudel veganitel on ilmselt sarnane lugu. Et ma alustasin kunagi siis nii-öelda oma teekonda veganiks tegelikult ka keskkonna ja loomakaitse teemadega seotult, et ma olin selline keskkonnaaktivist ja lapsena ka vanaemal olid koduloomad ja siis ma puutusin palju loomadega kokku. Ja siis ma arvasin, et ma olen hästi suur loomasõber ja olingi selles mõttes ka, aga ma pidasin tegelikult vist loomade all rohkem ikka silmas lemmikloomasid, nagu meil väga paljud inimesed teevad. Ja korraldasin erinevaid siukseid keskkonnaaktivismi üritusi, käisime prügi koristamas ja tundsin muret siis selliste teemade pärast ja siis mõnevõrra hiljem, siis ma olin ühes sellises kassi päästeorganisatsioonis, olin vabatahtlik ja päris aktiivselt siis hoolitsesin nende loomade eest ja aitasin neile kodusid leida ja pildistasin ja kirjutasin jutusid nende kohta. Ja siis ühel hetkel ma täpselt ei mäleta, mis see põhiline mõjur oli. Tegelikult isegi tuleb meelde, Loomus ja Eesti Vegan Selts on korraldanud põhiliselt vist tegelikult Loomus, et on korraldanud loomaõiguste konverentsi ja siis ma sattusin sinna käima ja seal oli üks huvitav ettekanne, mis mõjutas küll minu arusaamist sellest, et loomal ja loomal ei ole väga suurt vahet, et kas kass ja koer või siis lehm või siga, et tegelikult ei olegi vahet. Ja sealt kuidagi hästi sujuvalt üsna kiiresti siis sai loomakaitsest nagu loomaõiguslused. Et sedasi ma jõudsin põhimõtteliselt veganluse juurde. Ja siis siia vahele küsimus, et kas sa praegu tegeled ka aktivismiga või oled pigem nagu toitumise poolele pühendunud rohkem? No põhimõtteliselt ma tegelen küll aktivismiga, aga just toitumise poole pealt. Et ma sellistel ütleme loomaõigusluse protestidel nagu ei osaled enamasti, aga ma olen hästi aktiivselt, annan loenguid ja annan intervjuusid ja kirjutan artikleid, et ma ise nimetan seda küll aktivismiks, aga siis lihtsalt toitumise alaselt. Ja kus sa said toetust sellel teekonnal, et veganiks hakkamisest ja selle aktivismiga seoses, et kuidas sa said toetust, et ei tulnud sellist murdumise hetke? Ja, et see on hästi oluline, mulle tundub ka hästi paljud inimeste jaoks, et sul oleks mõttekaaslasi oma teekonnal ja minul tekkisid vist siis rohkem sellised mõttekaaslased siis, kui ma läksin toitumist õppima, sest et ma olin ise muutnud oma toitumist ja tahtsin teada, et miks meil riiklikul tasemel taimetoitlusest ei räägita sellist juttu, nagu kui me guugeldama hakkame, eks siis me leiame hoopis teistsugust informatsiooni toitumise kohta, kui meile räägitakse avalikult meedias. Siis ma läksin terviseedendust õppima ja toitumisnõustamise spetsialiseerumisega ja meie kursusel oli päris mitu taimetoitlast. Et see oli tegelikult minu esimene kokkupuude taimetoitlastega. Ma olin õnnestunud oma elu elada nii, et ma ei olnudki varem kokku puutunud taimetoitlastega. Ja sealt kuidagi tekkis kontakt Eesti Vegan Seltsiga ja siis tekkisid väga head suhted Eesti Vegan Seltsi inimestega ja sealt kaudu tuli minu ellu hästi palju veganeid ja see olemine omasuguste inimestega koos ja samasuguses mõttemaailmas on hästi hea, sest et see aitab sul olla sellel rajal, eks ju, et keegi ei ürita sind kuidagi ära tõmmata ja sulle pakkuda kogu aeg mingisugust mitte vegan toitu näiteks. Et see on olnud minu kõige suurem tugi, et mu ümber on inimesed, kes minuga ühtemoodi mõtlevad. Ja siis on, kuidas sa oma tegudega maailma keskkonnasõbralikumaks muudad, et veganlus on üks, aga kas sa nagu tegeled millegi muuga ka või veganlus on see peamine teema, millega sa nagu keskkonnasõbralikust teed? Ma arvan, et seal on alati inimestel mitu väljundit, et ühest küljest on alati need valikud, mis me ise inimestena teeme. Et ma võingi mõelda, et see, mida mina toiduks tarvitan, et see on üks viis, kuidas mina panustan või see, kuidas ma sorteerin prügi või et ma ei tea, ostan võimalikult vähe pakendatud toitu ja sõidan jalgrattaga tööle ja nii edasi, et sellised väiksed enda käitumisega seotud keskkonnasõbralikud teod. Aga minu igapäevane töö, ma töötan ülikoolis, ma olen õppejõud ja siis ma näen, et see on võib-olla üks viis, kuidas ma saan mõjutada
seda maailma nii-öelda paremuse suunas on see, et ma räägin, kui ma õpetan, siis ma räägin hästi palju eetikast ja räägin vastutustundlikkusest ja räägin jätkusuutlikkusest ja tõstatan neid probleeme oma tundides ja panen üliõpilasi mõtlema, et kuidas nad saaksid mõelda välja näiteks tooteid või teenuseid või ärimudeleid, et mis aitaksid maailma paremaks teha, et meil on nii palju probleeme, et kuidas neid lahendada. Ja ma arvan, et kuna ma töötan Tehnikaülikoolis ja meil on hästi tublid üliõpilased, siis nendest tihti tulevadki sellised tippjuhid ja ettevõtete omanikud, et siis mul on suur lootus, et midagi jääb neile külge ja et nad teevad paremaid valikuid, et nii selles osas, et mis tooted ja teenused meil turule tulevad, aga ka selles osas, et kuidas nad ise oma käitumist sätivad. Ja siis on, kuidas sa üldse toitumisnõustajaks said, et kuidas sa nagu läksid sinna õppima seda ja nende esimeste veganitega tutvusid, et kust tuli see nagu ajend või mõte, et minna toitumisnõustajaks? Ja no see tuligi tegelikult sellega seoses, et ma ise hakkasin teistmoodi toituma ja siis mulle tundus, et kuidagi imelik, et meile ei räägita, et kui ma uurin internetist, siis ma saan hoopis teistsugust informatsiooni kui see, kui ma vaatan mingisuguseid Eesti meediakanaleid ja vaatan Eesti informatsiooni, et siis et seal on nii kuidagi erinevalt need asjad esitletud ja tegelikult, kuna ma olen selline elukestva õppe pooldaja, et mulle meeldib kogu aeg uusi asju õppida, et siis ma mõtlesin, et miks mitte minna kooli päriselt õppida seda nagu kraadivääriselt ka, et ma sain ikkagi sealt akadeemilise kraadi, et ei ole kuskil kursustel ainult käinud, et päriselt, et meil on võimalik õppida ka, et mitte, et see õppekava iseenesest küll ei ole kuidagi taimetoidu keskne, et meil kahjuks Eestis selliseid õppekavasid ei olegi üldse, aga kindlasti aitab paremini aru saada, millest meie tervis koosneb ja millest ta mõjutatud on ja ise hästi palju juurde õppinud, et see ongi kõik tegelikult seotud selle minu enda käitumise muutmisega, et siis ma mõtlesin, et vot, seda oleks vaja täpsemalt uurida ja läksin õppima. Ja mõnedele võib-olla jääb segaseks mõistega on toitumisnõustaja, et mida sa selle töö ajal teed, kas sa ainult nagu toitumise osas nõustad või teed mingit muud värki ka? No mis toitumisnõustaja teeb, on tegelikult ikkagi individuaalne nõustamine tavaliselt. Et inimesel, me küll oskame öelda, et üldiselt ma võin teha toitumisloengu, eks ju, et mingisugused üldised põhimõtted, mis sobivad arvatavasti kõikidele inimestele. Aga siis on inimesed, kellel on näiteks mingisugused eraldi soovid, et tal ei maitse mingi toiduaine või et ta ei saa midagi süüa, tal tekivad seedehäired või mingisugune toidutalumatus. Et siis individuaalse nõustamise puhul saab neid asju arvesse võtta, saab analüüsida täpsemalt menüüsid, et kas kõik toitained on või kas need on esindatud selles menüüs. Et seda põhimõtteliselt nõustaja teeb, et annab täpsemalt nõu siis inimesele vastavalt tema vajadustele. Ja kas sa plaanid jätkata toitumisnõustajana või on mingid teised plaanid, et tahad ülikoolis rohkem pühenduda aega või Eesti Vegan Seltsile mingi muud alaga või plaanid jätkata selle toitumisnõustajana? No minu toitumisnõustaja nii-öelda karjäär ei olegi nagu mõnes mõttes karjäär, et ta on olnud, ma hakkasin õppima rohkem nagu isiklikust huvist ja siis tekkis Seltsis selline vajadus, et meil on inimesi, kes vajaksid või tahaksid nõustamist, et siis see tuli nagu kuidagi, ma olen päris pikalt töötanud ülikoolis, et see tuli kuidagi sinna kõrvale, et minu ülikoolitöö on olnud alati selline põhitöö, kus mul on kõige suurem koormus ja siis seda nõustamist ma teen niimoodi õpikaupa nagu juurde. Ja ilmselt see nõustamine nagu jätkub umbes samamoodi, et ma muidugi teen muid toitumise alaseid tegevusi juurde, seal koolitusi ja õpetamegi näiteks koolide kokkadele. Meil on praegu üks programm, kus et ka koolis õppivad veganid saaksid natukenegi normaalsemat vegan toitu, et üldse see võimalus ka tekiks. Et siis selliseid tegevusi ma teen selle toitumisnõustamisega seoses, aga minu selline põhiaeg kulub ikkagi ülikoolis nii õpetamisele, kui ka nüüd mul on just tulemas selline väike muudatus tööülesannetes, et hakkan rohkem ülikooli jätkusuutlikkusega tegelema ka, et kohe-kohe hakkan siis ja nii-öelda rektoraadi juures abistan meie prorektorit, kes tegeleb rohepöördega. Et siis see on selline huvitav väljakutse, et see on põhiline koht, kuhu energia läheb. Ja aga üldse koolide koha pealt, et mis nagu sa tead või arvad, et kui hea see nagu seis üldse Eesti koolides on, et kui paljudes umbes pakutakse või sa oled pidanud koolide juurde toitumisnõustajaks minema või et kuidas see seis on või huvi koolidel just? No tegelikult on päris halb see seis ikkagi, et ega
päris niisugust head ülevaadet meil ei ole, et me oleme ühe uuringu Eesti Vegan Seltsi juures teinud, et me küsisime inimeste käest, et kuidas nemad ise arvavad, et nende koolides või nende lastekoolides on vegan toiduga või taimetoiduga olukord, et siis me saime enam-vähem mingi kaardistuse, et see on päris nagu halvasti. Mõnes kohas pakutakse mõnikord, enamikes kohtades peab ise, kas võetakse kaasa või ei saa süüa, et see on selline üsna nukker. Ja eks seal on palju takistusi, paistab, et miks koolid ei paku. Ma ei tea, kuidas teil siin näiteks on? Ma olen nagu mõelnud õpilasesindusse selle jutuga minna, aga ma ei tea, veel ei ole nagu, mõtlesin just taimse teisipäeva programmi, sest et see on selline hästi lihtne ja samas ei ole nagu nii, nagu ma ei tea, ma mõtlen, et nii suure ulatusega, et see oleks nagu väike samm alguses. Muidugi veganit see ei aita, sa saad ainult teisipäeval süüa, et muidugi tahaks ju iga päev midagi hamba alla panna. Et, ja kõikidele tegelikult tervise seisukohalt oleks ikkagi parem rohkem taimset toitu süüa, sest arvestades seda, mis Eesti inimesed söövad, et siis õhtul nad söövad kõik ikka viineriteks peaaegu, et see ülejäänud toidulaud, mis seal kodus süüakse, on ikkagi tavaliselt hästi loomne. Et selles mõttes üks päevane roog, mis oleks kas päris taimne või siis valdavalt taimne, et jättes vegan saaks seal näiteks mingi osa ära jätta, aga ikkagi oleks toit terviklik, et see oleks nagu kõige parem, aga ka te ei oska tihti valmistada ja eks ta sinna jääb see motivatsiooni taha, et eks see lõpuks on ikka, et kui mida rohkem on neid inimesi, kes küsivad, eks ju, kui on palju õpilasi, kes on huvitatud taimetoidust, et siis seda rohkem on nagu koolil põhjust seda pakkuda. Aga kui keegi seda ei söö, eks ju, et nad näiteks pakuvad ja keegi ei tarvita, et siis nad ei tee seda ka. Ja. Aga mõtlesingi, et siis lähemegi nagu toitumise enda juurde, et hakkaks nagu küsima rohkem sisulisi küsimusi. Et esimene on, et veganluse teema on praegu väga aktuaalne, et Eestis on veganeid rohkem kui kunagi varem aga mis see üldse veganlus on, et ma mõtlen, et nendele, kes mõistet ei tea, sest et me tegime Vassina gümnaasiumis 50 õpilase seas küsitluse ning selgus, et üllatavalt teavad sellest 96%, aga nendele 4%, kes ei tea, et kas siis võiksid nagu selgitada selle mõiste lahti. Veganlus iseenesest on ju maailmavaade, et see ei ole ainult, tihti arvatakse, et see on kuidagi toitumisega seotud. Eks ta ongi selles mõttes, et ta väljendub hästi palju toitumises, sest me kõik iga päev sööme päris mitu korda. Aga veganlus iseenesest on siis selline maailmavaade, kus ei nähta loomi objektina, keda inimene võiks enda tarbeks ära kasutada. Et me saame väga edukalt elada ilma loomi kasutamata ja siis vegan ei üritab oma elus võimalikult vähe või siis tegelikult üldse mitte, aga alati see ei pruugi hästi õnnestuda, et loomi mitte tarvitada. Et ükskõik, kas see puudutab siis toitu või rõivastust või meelelahutust või kosmeetikat, et see on üllatav, kui suurel määral inimkond on leidnud võimalusi loomade ära kasutamiseks, et vegan peab olema nii-öelda algfaasis see on üllatav, kui paljudest asjadest sa pead mõtlema teistmoodi või vaatama, et kuidas sa saad midagi asendada. Aga jah, et see on selline maailmavaade, mis ei käsitle loomi objektidena. Ja, aga veganluses on hästi, kuna liha jätakse välja ja ka piima- ja munatooted, siis on hästi nagu see teemas on need aminohapped asendamatud eriti. Et palju on nagu arusaam, et sealt ei saa asendamatuid aminohappeid kätte, aga praegu nagu internetist vaadates tundub, et see on väär, et kas sa võiksid ka seletada, et kuidas saada kätte aminohappeid ja teisi selliseid vajalikke aineid? See valgumüüt on selline tegelikult päris ammu ümber lükatud, et mingil põhjusel jällegi Eestis ei ole väga laialdaselt inimesteni jõudnud, aga see on ikkagi juba aastakümneid teada, et tegelikult kõik asendamatud aminohapped on kõikides taimsetes toiduainetes olemas, aga neid on erinevas proportsioonis. Et seda näiteks ühte aminohapet, mida on palju kaunviljas, on vähe teraviljas ja vastupidi. Ehk tegelikult neid asendamatuid aminohappeid on meil umbes 8-9 ja millest me saame rääkida, et mida meie keha ise ei sünteesi, aga mida me peame saama toiduga. Et siis süües lihtsalt mitmekesist taimetoitu, et kui sa sööd muidugi ükskõik mida, kui sa sööd ainult ühte toiduainet, sul tekivad igasugused probleemid. Et kui sa sööd mitmekesiselt taimetoitu, siis sa tegelikult juba saad kõik aminohapped kätte. Küsimus on, et sa saaksid piisavalt toiduenergiat ja et sul oleks menüüs kaunviljad, teraviljad ja köögiviljad. Laias plaanis nendega juba katab kõik toitaine vajaduse ära. Aga pähklid, seemned kindlasti on hästi head rasvhapete allikad ja aitavad kõhtu täita.
aga jah, kõige põhilisem on, mis eestlased ära unustavad, on kaunviljad, et siis seda kindlasti meeles pidada. Ja hästi palju on ka selle B12 vitamiiniga, et nagu kas selle jaoks piisabki ainult nagu siis, kui sa pead sööma ainult, nagu ma mõtlen seda toidulisandit. Jah, toidulisandit või siis saab ka kuidagi teistmoodi kätte. No B12 vitamiin on tõesti siis selline vitamiin, mida taimse toitumise puhul tuleks tähele panna ja olla teadlik, et kust teda siis saab, sest muidu nii-öelda toidu mõttes teda leidub loomsest toidust, tegelikult teda teevad bakterid, et ta ei ole ta ei ole nagu loomade poolt tehtud, aga bakterid teda teevad. Ja kõige kindlam viis, kuidas veganid seda saavad, on ikkagi toidulisand, et see on, siis on ta garanteeritud. Aga tihti on toiduained rikastatud, näiteks taimsed piimaalternatiivid, nende sees on tavaliselt B12 vitamiini ja paljudes teistes toiduainetes ka, mis on mingisugused desserdid näiteks tihti on sinna lisatud ja pärmihelbed on näiteks päris hea B12 allikas. Aga kui need ei ole regulaarselt toidulaual ja kui ei ole teadet, kui suures koguses, et sa regulaarselt sööd seda piisavas koguses, et siis parem ikkagi alati võtta ka toidulisandit. Ja siis on üks, ma arvan, et päris paljud on seda nagu tundnud, et kui sa pead lapsena sööma seda kalamaksa õlitee lusikatäis, et see sisaldab omega-3 ja mis on need taimsed alternatiivid omega-3-le? See on hea, et sa praegu tood just selle näite, sest et seal on ka, sellest räägitakse tavaliselt 2 toitaine kontekstis, teine on D-vitamiin. Et D-vitamiiniga on meie laiduskraadil muidugi kõik inimesed peaksid võtma D-vitamiini lisandit, et seda meeldetuletuseks, et juba on see aeg käes, et kõik hakkaksid võtma lisandit, veganid siis samamoodi. Aga mis puudutab neid omega-3 rasvhappeid, siis tõesti kalamaksaõlis ja kalaõlis on teda palju, aga kuidas ta sinna kalaõli sisse saab, on tegelikult ikkagi taimedest, et ta on vetikatest, mikrovetikatest sisalduv rasvhappe ja kuidas veganid teda saavad, on tegelikult sellest originaalallikast, et näiteks see mikrovetikaõli, seda on võimalik kapslitega ka osta, aga ta leidub ka siis natuke teise ühendina, aga põhimõtteliselt me saame selle omega-3 sealt kätte, on väga heaks allikaks on linaseemned. Linaseemned tuleks siis purustada enne, muidu nad ei seedu meil. Ja supilusikatäis purustatud linaseemned näiteks hommikul pudru sisse panna juba katab päevase omega-3 vajaduse. Ja šiiaseemned, kreekapähklid, kanepiseemned, et neid allikaid on tegelikult päris mitmeid, et need on lihtsalt eriti rikkalikud allikad, et mida võib meeles pidada. Aga kas on veel mingeid nagu aineid, mida mina ei ole suutnud meeles pidada või ei ole kirjutanud, mida on nagu vaja võtta, kuid jah, mis ei ole praegu kirjas, et mis on need olulisemad? Et tegelikult toidulisandi mõttes, millele tähelepanu pöörata, põhimõtteliselt on 2 sellist hästi olulist, ongi see B12 vitamiin ja D-vitamiin. Mõlemat võib saada ka rikastatud toidust, aga kindlam on alati see toidulisandi variant, kui ei ole oma toitumisest päris kindel. Teisi asju põhimõtteliselt on kõiki võimalik toidust saada, aga peab silmas pidama, et siis tarbitaks linaseemneid näiteks või kanepiseemneid, et siis saaks omega-3, eks ju. Näiteks jood on oluline toitaine, mis on segatoitlastel ka võib probleemiks olla tihtipeale, et joodi saamiseks võiks jodeeritud soola kasutada. Et kui toitu kodus valmistada või et koju soola osta, siis tavalise soola asemel võiks jodeeritud olla. Või siis vetikaid süüa, et osadele, võib-olla isegi paljudele maitseb nori või vakame, et siis need on head joodiallikad. Mõtlen veel, mõned sellised on, et oleneb hästi palju sellest, mis inimene, kuidas ta on harjunud üldse sööma, et me vaatasime loengus, mis meil täna oli, vaatasime neid toidupüramiide, et siis päris erinevalt võivad inimesed toituda ja kui toitumine on ka segatoitlasena selline hästi ühekülgne, siis on vaja rohkem seal tasakaalustada ja mõelda, et mida kust saab. Aga kui on toidulaud mitmekesine, seal on kaunvilju ja seal on teravilju ja seal on köögivilju, puuvilju ja pähkleid ja seemned, et siis tegelikult on kõik toitained garanteeritud. Ja, aga siis ma tahaks küsida veel erinevate toitainete nagu tervisemõjudest, et need 3 põhimõtteliselt, millest nagu kõige rohkem teemat on liha, muna ja piimad.
ja piimatooted, et kuidas need nagu tervist mõjutavad, et osad veganid jätavad need ka tervislikel põhjustel menüüst ära. Ja, et selles mõttes tõesti veganlusel on mitmeid põhjuseid või noh, ütleme see kõige olulisem põhjus on ikkagi alati see moraalne, et loomi ei nähta toiduna. Aga ka selleks, et olla näiteks keskkonnasõbralikum, et siis liha piimatooted on väga keskkonnavaenulikud, et siis inimesed, kes tahavad keskkonnasõbralikumalt toituda, siis ka tihti valivad täistaimse toitumise tee. Ja samuti siis tervis, millest mina siis igapäevaselt ju tegelikult räägin. Et väga paljud uuringud näitavad seda, et liha piimatoodetel on meie tervist pigem nagu kahjustav mõju ja eriti siis lihatoodetest, et see on hästi selge, see on Maailma Terviseorganisatsioon on oma dokumentatsioonis seda väga selgelt esile toonud, et ta on kantserogeen ehk siis kõik töödeldud lihatooted, näiteks beefid, vorstid, singid, peekon, et need, mis on siis nii-öelda töödeldud ja mida kõrgemalt töödeldud, seda ohtlikumad need on. Siis vähki tekitavad samas nimekirjas, kus on suitsetamine, et see seos siis vähitekke ja nende toiduainete tarvitamise vahel on sama tugev kui suitsetamise ja kopsuvähi vahel. Ja liha siis on seotud soolevähiga, jäme ja pärasoolevähiga. Ja see on siis tugev seos, et seal on näidatud seda, et ta on gruppi 1A kantserogeen, väga tugev kantserogeen. Ja punane liha ehk siis sealiha, lambaliha, veiseliha, et see on gruppi 2A kantserogeen ehk tõenäoliselt tekitab vähki. Et see on üks väga-väga oluline aspekt, miks mitte liha tarvitada. Aga seal on teisi põhjuseid ka, et neid on nii palju, et ma arvan, et me ei jõua neid siin kõiki ette lugeda, aga Vegan Seltsi lehelt saab hästi hea ülevaate selle kohta ka, et mis haigused on seotud näiteks lihatoodete tarbimisega või piimatoodete tarbimisega. Et ma arvan et siin see läheb väga pikale, kui ma nüüd kõik hakkan ette lugema, aga kindlasti on mida rohkem me sööme taimi, seda tervislikumad me oleme, seda parem see on meie tervisele. Ja kui ei suuda ainult taimi tüüa, siis mida rohkem on taimi, seda parem see kindlasti on. Ja ma tahtsin küsida muna kohta, et väga palju on nagu sellist juttu, et muna sisaldab palju kolesterooli, aga kuidas need nagu viimased andmed on, et kuidas muna tervist mõjutab? Ja muna sisaldab endiselt väga palju kolesterooli, et see on endiselt sama, seal ei ole muutusi toimunud ja eestlased tarvitavad üleliia palju kolesterooli ja kolesteroolil on väga tugevad seosed südame-veresoonkonna haigustega ja need on meil väga oluline surmapõhjus. Nii et selles mõttes on muna endiselt samas kohas. Et tõepoolest, eks ju, kõikidel nendel nii munal kui piimatoodetel ja lihal, eks nad sisaldavad tõesti neid mineraalaineid ja vitamiine, mida nimetatakse, aga nad sisaldavad veel ka väga palju teisi aineid, mida me ei peaks saama. Et siin on küsimus selles, et miks me võiks valida paremat allikat valgule, et muna tihti tuuakse välja kui head valguallikat, ta sisaldab valku, aga see ei tähenda seda, et me peaksime seda saama munast, vaid me võiksime saada kaunviljast, kust me saame väga palju muid olulisi toitaineid ja me ei saa kolesterooli. Et selles mõttes me kaalukausil on nagu parem ja halvem variant, et siis võiks alati valida ikka selle parema. Ja, aga kas on veel midagi olulist, mida sa tahad veganluse kohta öelda? Veganluse kohta mul on alati väga palju öelda, ma võin tundide kaupa öelda, olen seda kogenud. Et mul on hea meel, et kui inimesed tunnevad huvi veganluse vastu, mida ma tahan öelda veel kindlasti on see, et veganluse kohta on väga palju informatsiooni ja õnneks on olemas selline veebileht nagu www.vegan.ee, kus on hästi põhjalik ülevaade ka teadusuuringutest, et kui kellelgi tekib küsimusi mõne toitaine kohta või ka põhjuste kohta, et siis tegelikult sealt saab seda järgi vaadata, et mina ei suudaks ka siin selle lühikese podcasti ajal seda ära rääkida kõike, aga et kui keegi tunneb, et on selline huvi, et siis sealt saab kindlasti päris palju infot juurde. Okei, aga ma arvan, et siis me oleme vist lõpetanud. Aitäh! Palun!